Tere tulemast vaatama jutusaadet elusama elukeskkonna poole. 19. episood, osa vestlusvoor. Täna hilisõhtul, nädala lõpus, nädalal on me võrdlemisi tegus olnud. Vestleme nädala tegemistest, toimumistest, tulevastest tegemistest. Kuidas see õhtul teha on? Ma mõtlesingi, et sa ütlesid jutusaade, et siis välismaal on see late night TV show või talk show. Et me kipub juba selle peale minema, et väga hull. Aga see nädal oligi nagu eriline, et kui muidu on niisugused okeid nädalad ja siis on väsitavad nädalad, siis see oli nagu üliväsitav nädal. Nii et see, kui siin vahepeal nagu näos emotsioon on null, siis see on lihtsalt füüsiliselt ei ole, lihased enam näos ei liigu. Aga muidu oli huvitavaid asju. Tuli pommuudiseid. Fake pommuudiseid. See on siis, millest täna võib-olla põgusalt juttu tuleb, ongi Põhjaranniku meediakampaania kliimanoorte vastu. Siis, mis veel oli? Siis toimus arvamusfestival, kus ka kliimast ja keskkonnast vesteldi. Ja veel tänagi käisime metsameeleavaldusel. Üks põhjus, miks me nii hilja teemegi tänast saadet, et üle-eestiline metsameeleavaldus toimus. Ja räägime natuke kultuurikogemustest nii läinud nädalast ja tulevasest nädalast. Aga kõige esmalt võib-olla pommuudises, siis lugesime esmaspäeva hommikul, et kliimaaktivistid, keskkonnaaktivistid kaotasid kohtulahingu õlitehase asjus. Ise olles seal kohtulahingu seest, see tuli nagu, mis mõttes, et... Ja, mina saatsin teile lingi, ütlesin mingi, et kus siis siukene uudis tuli, et minu teada ka kõik on alles nagu väga alguses ja juba on meedias uudised, lõplikult kaotatud umbes ja nüüd võib hakata mõnitama neid, kes üldse kohtusse julgesid minna. Väga huvitav oli seda lugeda, väga segadust tekitav, sest millest nad räägivad, ma ei saanud sellest aru nagu. Ja siis ma sain aru, et noored hakkasid kohe siis vajalikku selgitustööd tegema, nagu oli lahkelt. Jah, et üks asi, millega muidugi täppi pandi, on see, et jah, tegu on lahinguga. Eks, et õlitehastest loobumine ei juhtu niisama. See on ikka üks vist tuleb välja, et sõda. Ja täpsemalt siis kirjutati sellest, et kohtuasjas esmase õiguskaitse taotlus ei saanud rahuldatud. Ja ringkonna kohtus ka ei saanud. See oli nagu üks lahing, mis see kaotatud. Artikkel väga detailselt rääkis sellest. Aga muidugi, mida ühest otsast justkui mainitud, et see lahing on osa suuremast kohtusaagast ja see kohtusaaga käis enne seda lahingut ja see jätkub veel pärast seda lahingut järgnevate etappidega, kus nüüd on kõik osapooled oma seisukohad esitanud ja kohtul on võimalik siis asja päriselt menetlema hakata, kaaluma hakata, kellel võib-olla on õigus või kellel ei ole õigus, eks. Ma saan aru, et miks see uudis tuli nagu nüüd niimoodi justkui selgest taevast on see, et kuigi otsus tehti juba varem, et seda õiguskaitset ei anta, et siis see avalikustub või rakendus alles hiljem, et nüüd oli see, kus ta siis nagu läks siis kuidagi lõpuks ametlikuks. Jah, et pärast kohtu otsust on 15 päeva või olenevalt ajast siis aeg edasi kaevata. Ja nüüd enam seda õigust ei ole, siis see ametlikuks. Positiivne on see, et on tore näha, et Põhjarannik hoolib sellest teemast pingsalt ja jälgib protsessi. Et siis ei ole muret, et see asi nagu edaspidi ka kajastamata jääb. Jah, et ajalehe asi on infot anda, infot anti, kõik nagu justkui korrektselt, küll aga kui sisu lugeda, siis väga nagu segaselt, et jäigi mulje, et asjaga on kõik ühel pool ja kohtulahing on kaotatud.
Ja noh, võime küsida, et miks see nii oli, kellele see kasu võis tuua, et noh, ma tahaks nagu hästi uskuda, et ajakirjanik kogemata nii, ma ei tea, halvasti või segadust tekitavalt kirjutab. Ja noh, mina oleks selle uskumisegi andnud, et vahel ikka juhtub ja need kohtulahendid ongi nagu keerulised ja niisugused vaheotsused samuti. Aga siis seal oli kaasas kohe ka juhtkiri, mis hakkas üldse küsima, et kuidas üldse keegi julgeb midagi öelda nagu väga kliimakahjulike tegevuste vahel, kui see inimene ise samal ajal, ma ei tea, kõnnib mööda teed ja siis, ma ei tea, mulla seest tuleb 1 gramm süsinikku välja. Või noh, seal oli võrdlus, et kliimaaktivistid teevad ju kasutatud papi peale plakateid. See on sama hull või noh, midagi sellist, et see on täiesti võrreldav õlitehastega. Noh, see on siuke huvitav võrdlus, aga võib-olla mitte päris võrreldav. Jah. Kuidas kommenteerid sellist süüdistust sina, Monstrum, kes oled teinud päris mitu plakatit, ma olen näinud? No ei, neid ikka on olnud, jah. No eks nagu nad juhtkirjas ka ise välja sai toodud, siis asi sõltub mastaabist. Vist oli seda sõna isegi mainitud, et noh, paar plakatit pole hullu. Võib-olla 100 plakatit on palju, aga nagu tehased, mis, ma ei tea, päevas 100 000 või miljoni või 5 miljoni plakati jagu süsinikku heidavad õhku, siis see on nagu päris palju. Ja noh, kliimastreike me oleme nagu korraldanud päris mitmeid, mida meile ka süüks pandi ja justkui me oleme mitte keegid. Oleme Eesti Vabariigi kodanikud, me oleme mures oma elukeskkonna pärast, oma tuleviku pärast lihtsalt öeldes. Selles mõttes nagu natukene nagu kurvaks tegi justkui, et me oleme oma arust ikkagi nagu head tööd teinud kliimateadlikkuse tõstmisel ja või noh, suurendamisel ja inimeste harimisel ja avaliku diskussiooni tekitamisel. Just keegi tuleb ütleb, et noh, ja et mingid inimesed neid toetasid ja siis nagu mingi kohtusüsteem võttis need üldse nagu menetlusse ja mis värk siin üldse toimub? Ei, see ei ole oluline, et kohtusüsteem võttis menetlusse. Oluline on see, et noortele inimestele, nendele keskkonnaaktivistidele ei meeldinud miski kliimaga seotud asi. Aga noh, kohus leidis ka, et võib-olla on isegi mõistlik kaaluda, et äkki on põhjust, et ei meeldi, äkki on see asi, mida kaaluda. Kusjuures, ma hakkan mõtlema, et miks ei olnud artiklit, et tegelikult noored võitsid esimese kohtulahingu, mis oli see, et üldse asi kohtusse läks. Kus selle kohta artikkel oli? Et nagu see, kui igat väikest seda nagu vahesammu tehakse nii suureks uudiseks, siis see oleks olnud esimene nagu. Jah, et oli suva sellest. Aga noh, oodatav vastupane võiks ilmselt selle kohta öelda. No tuleb au anda, et nad ikkagi avaldasid ka selle Kertu Birgit Antoni vastulause, mis selgitas ära, et ärge nagu saage valesti aru, et protsess läheb edasi. Ja lisaks ERR avaldas ka Keskkonnaõiguse Keskuse juristi selgitava artikli, et kus see protsess siis täpselt praegu on, et on levinud siin siuksed suured pealkirjad, aga tegelikult nad ei anna inimestele edasi nagu selget infot. Siis mõnes mõttes on ju hea, et sai natuke selgitada, et kes vähegi viitsis kaugemale lugeda, see teab, mis olukord on, kes luges ainult Põhjaranniku pealkirja. Talle tuleb nüüd ebameeldiv üllatusena varsti see, et ta juba tegi šampuse lahti, et õlitehastega on kõik korras ja saab nagu edasi tossata. Et nüüd tuleb välja, et ei, see asi veel võib kesta nagu aastaid. See ebaselgus, mis selle ümber käib. Et nagu mul on lihtsalt nendest inimesest kahju, kes arvavad, et nad saavad nagu õiget infot ja siis nendega lihtsalt mängitakse. Lisaks Kertu kui Põhjarannikuga rääkis, küsisime ka, et muuta esialgset artiklit. Selitamaks, et mitte viia eksiteele inimesi, et nüüd lahing lõppes ja kõik on läbi justkui. Et parandada, selles osas, mis olukorraga tegelikult on, et vaidlus kestab edasi. Aga seda kuulda ei ole võetud. Jah, aga
kus Ringhääling vist võttis, nad panid, kui enne oli pealkiri, et noored kaotasid kohtulahingu, siis nüüd on noored kaotasid esimese kohtulahingu, mis on natukene täpsem. Ja mis muidugi nagu tuleviku seisukohalt ei ole, keegi tohiks rõõmustada selle üle, sest nagu osad nagu kliimateadlased ütlevad ka, et nad peavad vaidlema nagu kliimamuutuste olemasolu üle, et see on kõige halvem vaidlus, mida üldse võita nagu. See tegelikult, sulle meeldiks ka, kui see kõik ei oleks tõsi, aga paraku see on tõsi. Samamoodi nagu, kuidas sa rõõmustad selle üle, et me saame kliimat edasi soojendada, yes. Jah, no põhjendada seda, mis on ebameeldiv. Jah, kus kohast kellegi perspektiiv jookseb, mis on see, need teadmised. Ikka halvast tahaks eemale minna ja sellest mitte rääkida ja minna hea poole, selle poole, mis rõõmu toob. Lühikeses plaanis, eks ole. Jah, lühikeses plaanis. Olgu, aga vaatame, kuidas see asi edasi areneb. Lahing jätkub, lahinguud. Ja võib-olla see ongi nagu tujuv üleminek siis sinna Arvamusfestivali, kus oli päris mitu arutelu seekord Ida-Virumaa teemadel. Ühe pealkiri oli, et ei ole üksi ükski maa, välja arvatud Ida-Virumaa küsimärk, kus arutati, väga äge oli, arutati selle üle, et mis need võimalikud uued visioonid siis Ida-Virumaal on. Et seal selgelt nagu, kui ma praegu mõtlen, ma ei teinud sealt suuri märkmeid, aga ma kuulasin seal huviga. Et minu arust sealt koorus välja see, et nagu kultuuri tuleb edendada, et seal maakonnas on hästi palju potentsiaali selles vallas näiteks. Ja siis oli teine arutelu, kus me arutasime, kus mina olin ka paneelis ja Eestimaa Looduse Fond korraldas, kus arutati siis selle üle, et no kuidas seda õiglase ülemineku värki siis teha, kuidas seda teha nii, et kõik osapooled oleks kaasatud. See oli ka siuke mõnusalt 1,5 tundi, mis peaks juba olema eesti keeles saadaval kuskil internetis ja varsti ka venekeelsete tõlkega, sest kõik peavad olema kaasatud, eks ole. Jah, kas tuli ka mõningaid uusi mõtteid, ideid seal? Ma arvan, et kui kellelgi on ainult nagu 10 minutit aega, et seda 1,5 tundi vaadata, siis ma soovitan võib-olla viimast 10 minutit, kus publiku liikmed minu arust nagu sõnastasid hästi ära selle, et meie seal lava peal jaurasime, mina olin siis keskkonnaorganisatsiooni esindaja, siis oli üks kohaliku omavalitsuse esindaja, oli üks ministeeriumite esindaja, ja siis oli üks kodaniku kogukonna esindaja. Ja me omavahel kõik rääkisime ja arutasime, ja lõpus tuli publikust see nagu minu arust Pärl, mis ütles, et kõige paremini saab nagu kohalikke aktiveerida või neid küsimusi lahendada, kui sa oskad esitada küsimust stiilis, et kuidas me saaks teha nii, et ja siis mingi lõpp selle küsimusel. Ja et kogu selle vestluse väitel see 1,5 tundi me olime hästi palju erinevaid siukse küsimusi üles visanud, aga ei küsinud seda nagu ühte põhiküsimust või. Ja siis mina võtsingi kokku selle enda poolt kõik niimoodi, et kui me 2 aastat tagasi inimesed oleks võinud küsida, et kuidas me saaks teha nii, et põlevkivist elektri tootmine saaks veel hästi kaua kesta. Ja kui see täna ei küsi keegi seda küsimust, ükski Ida-Virumaa inimene ka ei küsi seda küsimust, et see on juba nagu selgelt sellest on loobutud. Ja täna küsitakse väga tihti, et kuidas me saaks teha nii, et õli saaks toota hästi pikalt. Ja tegelikult me ei tohiks ka seda küsida, sest see ka varsti kaob. Me peaks küsima, et kuidas me saaks teha nii, et Ida-Virumaa oleks hea koht, kus elada ja kuhu nagu tulla tagasi ja tulla juurde. Kuidas me saaks teha nii, et kohalik kultuur Ida-Virumaal elavneks ja inimesed tahaksid seal elada ja neil oleks mõnus koos elada? Jah, sest potentsiaali on, sest ongi seal samas lehes, kus oli Kertu Birgiti artikkel, oli nagu üleval oli kohe nagu lugu sellest, kuidas Ida-Virumaa nagu kultuur ja turism hoiavad praegu maakonda üleval. Et see ei ole üldse nii ulme teema ja see on siseturism, see ei ole nagu rikkad sakslased, vaid need on eestlased, kes
on hakanud tekkima huvi selle piirkonna vastu. Vot, ma saan aru, et potentsiaali on. See oli vist mingisuguse panga analüütik, kes seda ütles, nii et mitte hullunud keskkonnaaktivist. Okei. Kogukondadega edasi minnes, mitte ainult Ida-Virumaal, aga ka üle Eesti. Metsameeleavaldus toimus siis nüüd pühapäeval ja kas oli 24 või 25 punkti, kus rahvas tuli kokku, mõned kohaliku kogukonna esindajad, mõnes kohas võib-olla protestiti laiemalt riigi metsapoliitika vastu ja õiglasema metsapoliitika nimel. Ja käisime ka Ihastes Tartus koha peal kohalikku meeleavaldust korraldamas ja ka natukene rääkimas, mis võiks Eesti metsadega toimuda. Ja seal oli eriti huvitav, sest kui enamasti inimesed protestivad riigimetsa majandamise võtete vastu, et need on liiga intensiivsed, siis seal koha peal Ihastes on eramets, millega on suured plaanid arendajatel. Ja kui tihtilugu ülejäänud Eestis nagu võideldakse selle vastu, et mets ei läheks lihtsalt maha ja ahju, siis jälle Ihastes on see põhiplaan sinna ehitada mingeid uusi maju peale, eramaju. Jälle natuke teistmoodi kui mujal tihtilugu. Ja nagu ta ongi siis nagu niisugune õpetlik olukord, et kas selles olukorras on võimalik üldse midagi teha. Ja siis kohalikud nüüd on ka linna vastu lausa kohtus, et miks üldse niisugune planeering on kehtestatud, kus on võimalik, et sinu kodumetsast 40% kaob ära. Ja see on nagu paberil 40%, aga nagu ma ütlesin selle koha peal ka täna, et inimtegevus ei lõppe ära sellest krundi piirist, kus märgid maha oma ruutmeetrid ja siis sealt edasi hakkab metsik loodus ja puutumatu, ilus, häirimatu loodus, et tegelikult nagu oleneb sellest, kuidas inimesed elavad. Sul on mürareostus, sul on valgusreostus, sul on mille iganes oma valitud mürgiga sa oma muru seal tapad. Et see asi nagu levib palju kaugemale kui see 40-60 jaotus, mis täna nagu osade selle plaani pooldajate poolt on välja toodud, et see on jube hea diil. Et ju 60% jääb täiesti samamoodi alles, no ei jää tegelikult. See võttis mõtlema, hakkasid arvutama, okei, 40, 60, nii sealt tuleb võtta mingisugune ruutjuur ja siis sealt ikka kui palju kaduma läheb. Jah, mis minu jaoks ka nagu üllatus selle meelevalduse juures oli, et Ott Kiens kõnes vist mainis, et seal samas Ihaste metsas on mitmeid liike, mis on ohustatud liigid Eestis, mis on punase saamatus. Üks liik, mida vist Eestis mujal väga leitud ei olegi. See elab seal samas. Ja see on nagu see elurikkus, mida me täna ei peaks kaotsi laskma, mida tuleks hoida ja võiks hoida, eriti Tartu linnavalitsus, kes kui elurikkuse hoidmisega viimasel ajal on aktiivselt tööd teinud teistel tasandikatel, näiteks linna haljasaladsi jätnud niitmata teadlikult, mis on iseenesest linnavalitsuse poolt väga nagu õige samm õiges suunas, aga praegu siis teiste sammudega, mis on võib-olla 10 või 15 aastat palju varem tehtud, samas suunas ei liiguta. Nagu üks hea ajaleht ütles, asi on mastaapides. No jah, seal on paar hektarit Ihastes või need suuremad haljasalad, millest me räägime, kas me räägime pikaks kasvanud murust või me räägime rariteetsetest liikidest. Asi on ka selles mõttes kvaliteedis.
Aga jah, aga need putukad, neil ei ole hääleõigust, seega nad nagu ei ole nii väärtuslikud täna. Aga selles mõttes see üritus mulle meeldis, sest seal oligi näha, et tõesti jälle kohalik kogukond üritab nagu oma kodumetsaga nagu selle eest seista ja nad on seda mitu aastat juba teinud. Ja nüüd oli vist nagu esimene kord, kui nad ka said liitlasi nagu väljastpoolt oma väikest kogukonda, et Eesti Roheline Liikumine tuli kampa, Fridays for Future aitas, Päästame Eesti metsad nagu üldiselt olid suureks abiks, et kogu seda üle-eestilist asja koordineerida. Et ma arvan, et see on jälle nagu kodanikuühiskond sai siin natuke tugevamaks jälle. Ja meie saime trummi mängida, see on alati hea. cool praktika, jah. Leidsime uued fännid mingite tädikest tänaval, kes küsisid, et kas see oli Loits? Jah, Loits inimesi äratada. Väga vahva ikka teisi muusikuid oli. Ma mõjutan ette, et ka teistes meeleavalduspunktides üle Eesti, kus räägiti. Ja noh, kui Põhjarannikust enne räägime, ka õlitehastega on üks see, või esmane õiguskaitse oli üks lahing, siis ka laiemas metsapildis tänane metsameeleavaldus ilmselt on üks lahing, et meelt sai avaldatud, petitsioon sai alustatud. Ja kõik saavad jätkata selle allkirjastamist aadressil, kui ma nüüd ei eksi, petitsioon.savetheforest.ee. Pool rahvusvaheline värk. Paneme lingi sinna. Jah. Okay. Mina nagu õhtustest uudistest raadios kuulsin, et oli 750 inimest üle Eesti. Ma ei tea, kus see number tuli, aga selline välja pasundati. Et sellega me peame praegu töötama. Ja kui me ütleme, et see on ainuüksi Ihastes oli juba 100, neid punkte üle Eesti oli paarkümmend, nii et võib-olla oli isegi rohkem, aga igal juhul päev oli väga palav. Mis tähendab, et osad inimesed ei tulnud tervislikel põhjustel või rannas olemise põhjustel. Ja oli veel konkureerivaid üritusi, mis sattusid juhuslikult samale päevale. Kui need ikka satuvad, kui on mõni metsameeleavaldus, on juhuslikult veel mõni tule istuta metsa ja kuula hästi hinnalisi muusikuid üritus. Need võtsid ka oma osa. Jah, kuidagi satuvad. Eks jõud peavad olema tasakaalus. Peavad olema. See retoorika. Peavad olema sotsiaalses ja kultuurilises ja ökoloogilises ja majanduslikus tasakaalus. Jah, ega see on ka kultuuri, kui me kutsume metsapäevale inimesed tutvuma metsameestega. Jah. No tore oleks tutvuda metsameestega, lihtsalt tutvuda speermeestega, kes nagu ei ole need päriselt need, kes lõpuks teevad seda tööd või otsustavad neid asju, et on niisugune vahekiht, raske läbi saada. Et peaks tõesti tegema mingi saunaõhtu metsameestega. Äkki. See tuli välja ka sealt arvamusfestivalilt, et tuleb rohkem inimestega otsida seda ühisosa, et äkki see ikkagi kuskil on ja siis sealt minna edasi. Jaa. Kas me siit sõidamegi nagu kultuurisoovitustesse või? Jah, ühisosaga üks väga ühine tegevus, mis tulemas on festival Y, kus Baltimaade kodaniku ühiskonnast sotsiaalsed aktivistid, kliimaaktivistid tulevad osaliselt kokku Vaiblasse, Viljandimaa ja Tartumaa piirile. Mitte ainult aktivistid, aga ka huvilised toetajad. Ja räägime seal festivalil, see nädal, mis tulemas on, sellest, kuidas hästi aktivismi teha, kuidas
kliimamuutustest, õiglusest rääkida, kuidas sotsiaalsest õiglusest rääkida. Sellest, mis see on ja miks see inimesi peaks huvitama. Kas vabu kohti veel on? Jaa, on. Need on piiratud, 20 kohta, kes kuulab, võib tulla. Festivali see on 3-4-päevane festival, majutus ja toit on selle festivali sees. Tulge, mõelge kaasa, võib-olla saab midagi huvitavat endale. Tõenäoliselt ma tulen. On juba kirjas ja vaatame siis, mis seal kokku saab. See on tõesti väga huvitav seltskond, väga erineva taustaga ja erinevate aktivismidega, siis saab õppida kõvasti üksteiselt. See on nagu niisugune hariduslik konverents peaaegu. Konverents, aga rohkem nagu selline chill, mitte peovormis, aga nagu vabaõhu vormis, kus ei ole üks ettekandja ja teised 50 kuulavad, mis ühel inimesel öelda on. Okei, mitte see nüüd konverents peaks otseselt olema natuke läbairutatud. Aga jah, chill üritus. Ja no mina võin soovitada seda kohta, kus ma käisin ka selle nädala jooksul, sellepärast ma olen ka ultra väsinud, sest ma käisin Vabaõhu muuseumis Tallinnas. See on väga suur koht. Läks seal terve päev ära. Aga miks ma läksin sinna, oli sellepärast, et nad praegu reklaamivad enda näitust niimoodi, et nad tutvustavad erinevaid lihtsaid kombeid ja eluviise ja siis tsiteerin kodulehelt, et neid lihtsaid meile sajandite tagant pärandatud oskusi ja teadmisi tahamegi sel suvel teie kõigiga jagada. Nii saame üheskoos midagi ära teha selleks, et meie elukeskkond oleks tervem ja et tunneksime end turvaliselt. Et see oli selle reklaamiga ma sinna läksin ja tõesti oli väga ägedaid asju seal, et kuidas on võimalik elada niimoodi, et sa ehitadki asjad, endale vajalikud asjad enda lähedal olevast materjalist näiteks. Midagi ühise keskkonna jaoks ära teha ja ei peagi uut ringmajanduse tehnoloogiat innoveerima. Jah, asjad peavad lihtsalt ära mädanema ja siis sa pead uued asjad tegema. Et see ongi nagu tundub kõige eetilisem asi, et sa ei saa endale, mingid asjad sa teed väga hästi, siis nad kestavad igavesti. Nii-öelda inimelu mõttes, inimelu skaalal. Aga mingid asjad ongi okei, et see laguneb sul iga aasta ära ja siis sa ehitad lihtsalt uue, siis sul on seda materjali nii palju ja see vana materjal ei muutu mikroplastiks, vaid see muutub mullaks. Vana puidu paned ringkasutusse permapeenrasse näiteks. Ma ei tea, seal on mingid 300 aasta vanused puitmajad, mis ei mädane ega midagi nagu. See ring on väga pikk enne, kuidas midagi muud saab. Et see oli täitsa hämmastav seal. Pikalt see näitus? Seal on nagu erinevad väiksemad näitusi, aga põhieksponaadid on need majad ise seal, mida on, ma ei tea, mitme ruutkilomeetri peal, nii et see 6 tundi käib kõik need maju läbi ja vaatad erinevaid ajastuid ja seal on päris reaalsed elus inimesed, kes nagu päeviti seal majades toimetavad ja askeldavad, siis lähed sisse, vaatad, et on mingi vahakuju eest, hakkab rääkima sinuga. See oli päris hea niisugune väike šokk. Aga siis sai küsida ja nad tõesti teavadki, et kuidas vanasti asju tehti. Umbes ise on teinud seda varem. Et õppisin seal, kuidas lina taimest saab lõpuks nagu mingi kanga kokku teha. Seal on mingi 7 sammu vaja teha ja siis lõpuks tädi näitas ära seal kõik rahulikult. Et oli väga lihttehnoloogiline, aga lõpuks sul on kangas. Et ei pidanudki kuskil Bangladeshi nagu kuskil tehases seal jibima, et lihtsalt läksid põllu peale, võtsid lina, tegid temaga 7 asja, said välja linasenööri näiteks. Ja kõik need tööriistad olid maksimaalselt, seal oli natuke rauda kasutatud, aga enamasti olid puidust. Et lihtsalt mõelda, täna nagu kindlasti keegi ei taha sellise asja peale isegi mõelda, aga lihtsalt
et endale tutvustada seda võimalust, et nii oli vanasti. Äkki, kui sa 3D printerit ikkagi endale koju ei taha seda plastikuahisu tekitama, siis sa hakkad nagu natuke puuduid õppima ja saad ka endale asju printida. Teatan sellise mõttega. Meisterdama. Jah, enne septembri lõppu tasub käia, et näha Meelis Kihulase puidutöö näitust seal ka ühes talus, kus seletatakse, et mis puiduga mida üldse teha saab, et see ei ole nii lihtne, et võtad suvalise paku ja hakkad treima. Et seal on väga spetsiifiline, et mida sa millega kõige paremini teha saad ja millal puitu üldse varuda ja kuidas ta kestab võimalikult kaua ja nii edasi. Et see on väga silmi avab neile, kes arvavad, et tulevik on ainult niisugune sädelev alumiinium, siis soovitan minna ja lugeda põhjalikult haavapuu kohta. Okei, kõlab väga huvitavalt. Okei, aga siis tulge või minge või tulge ja lähme. Aga mis senikaua järgmise nädalani? Ma korra vaatan kalendrisse, kui õudne järgmine nädal tuleb. No jah, niisugune normaalne. Katsume siis üle elada. Tuld. Okei. Lahingusse. Lahingusse näeme. Veel eks tagalas ka ikka vahepeal tastutakse. Olgu, mul juba tuleb köha peale. Ma ruttu lõpetan ära.